Oled sattunud YouTube'i playlistile, kus meie pere Subaru Forester teeb esimesi samme, et saada päris overlandingu masinaks. Tänases osas käime autol esinduses järel, tõstame 2 tolli kõrgemaks ja viime ka metsa. Eks näis, kas ta ikka on sama kõva mees, nagu müügisalis lubati, või jääb juba esimese porilombi servale nutma. Aga alustame päris algusest. Niisiis, tere toredad Arvi TRJ kanali vaatajad, et kui te kuulete, et mu hääl praegu natuke väriseb, siis see ei ole mitte sellepärast, et ma ei julge seda intervjuud teha, vaid sellepärast, et meie pere on saamas selle ägeda Subaru Foresteri uhkeks omanikuks ja seisangi siin nüüd Mihkliga, kes on Autospiriti ostu- ja müügijuht ja mul on talle ka mõned küsimused selle Foresteri kohta, et räägin nendest plaanidest ka natuke, mis mul sellega on. Mul on plaanis seda Foresteri siis tõsta, panna talle mudarehvid, põhjakaitsmed, rocksliderid, kõik sellised asjad ja teile seda muidugi kõigile ka näidata. Ja Mihkli käest on mul siis küsimus selline, et kuidas Autospirit suhtub sellistesse modifikatsioonidesse, et välismaal on see väga tavaline, et auto sõidab esimesest välja ja otse töökotta sisse ja siis pannakse tal hunnik asju külge. Aga Eesti inimesed kuidagi kardavad seda teha, sest arvavad, et garantii kaob ära, eks ole. Jah, tegelikult põhjakatteid ja neid pannakse tihti nendele autodele, aga tõstmist me oleme pigem väga-väga vähe näinud, aga kuna auto on ikkagi Subaru Forester, mis on maastikele mõeldud, siis ma ei näe sellest midagi imelik. See ei ole klassikaline linnamaastur, millega sõida linnas, sellega võib linnas sõita, aga tal on väga-väga hea maastikuvõimekus. Et teie nagu ütleme ei keela seda teha siis, eks? Ei keela, jah. Et kui tõsta, siis seal võivad olla nii-öelda mõned veermikud detailid, mis ei lähe garantii alla, aga ülejäänud autot see loomulikult ei puuduta. Väga äge, sest meil on jah selline plaanis teha lausa playlist sellest Subaru nüüd siis matkavõimekuse tõstmisest, et ma loodan, et saab vaatajatele midagi põnevat pakkuda ja võib-olla teile ka, kui ma hooldusse tulen sellega. Ei, väga hea, sest üldjuhul nii põhjalikult ma ei ole kuulnud, keegi hakkaks autot ümber modifitseerima, aga eriti uut autot, eks? Eriti uut autot, jah, nii et selles suhtes elame hea meelega kaasa ja tahaks ikkagi näha, mis see lõpptulemus on. Jah, ja järgmine kaader tuleb juba ilmselt siis autotöökojast. Ja nii oligi, voilaa. Paar kuud detailide ootamist minu jaoks, aga teile vaid 15 sekundit. Kas ma olen kade? Võib-olla natuke. Vett on nüüd omajagu merre voolanud sellest hetkest, kui ma Autospiritist selle Subaruga välja sõitsin, aga nüüd lõpuks oleme jõudnud koos teiega siia Toyota abi autotöökotta ja minu kõrval istub Jesper, kellega koos me siis plaanime selle esimese etapi Foresteri ehitusest ära teha. Meie vahel on siin Pedersi 2-tolline lifting kit ja selle lifting kiti ma soetasin siis offroader.ee poest. Sama pood on see, kust ma kunagi ostsin endale ka Minihaagis varikatuse ja varikatuse aluse telgi, nii et kõigile kanali vaatajatele, kes on siis 4x4 või sellised matkahuvilised, siis tasub kindlasti sinna offroader.ee poodi siis monitori vahendusel sisse piiluda. Aga Jesper, mis on sellise amortide ja vedrudega lifting kiti eelis tavalise spaceritega lifting kiti ees? No, kui Spaceriga sa saad lihtsalt autot natukene kõrgemaks tõsta ja vedrustus sul sellega ei parane, siis selline inseneride poolt välja töötatud spetsiaalne lahendus, mis on ka maastikul nende poolt testitud, tagab sul töökindluse maastikul tänu sellele, et vedrustus on lihtsalt parem. Et ühesõnaga Spacer on lihtsalt tüdrukutele näitamiseks, aga kui päriselt tahad maastikule minna, siis on võib-olla selline asi nagu parem. Kindlasti, et jah, Spacer annab sul selle võimaluse, et sa saad panna suurema ratta alla ja sellega veidikene clearance'it tõsta, aga vedrustust ta mingil määral ei paranda. Et selline lifting kit annab kindlasti julgema tunde maastikul liigelda. No hakkame pihta ja näitame siis teile ka. Niisiis, teaduse ja olukorra arhiveerimise eesmärgil mõõdan ära ka siis selle stock
kõik amortide ja vedrude kõrguse, ehk siis, et mis olukord on siin rattakoopa ülemisel nurgal. Hetkel on see siis 77,5. Ja vaatame, kui on all siis Pedersi lifting kit ja kunagi, kui mul on all ka uued kõrgemad maastikurehvid, et kui palju ma mõõtu juurde saan. Ma ise arvan, et kokku võiks tulla nii 7 sentimeetrit. Muutmata kujul ma hoian neid alles, umbes täpselt nii nagu siis, kui unistada julgesime. Iga võimalus mõistuse mõttis, tunnetus kohas sai hüpatud ette, hästi lõppes kõik, vaid õnnega pooleks. Stokk ja liftkiti osade vahe oli üsna suur. Kui esimese osa vahetus võttis aega veidi üle poole tunni ja seisnes lihtsalt komplektsete koostude asendamises, siis tagumise osaga oli asi oluliselt keerulisem. Välja tuli võtta pagassi topeltpõrand, kuid see oli veel kõige lihtsam asi. Sisuliselt oli vaja terve tagasild alla lasta, et kõigi vajalike detailide paigaldus oleks võimalik. Ja neid detaile ei olnud just vähe. Kõiki neid muutlikke tuuli tuleb ja olime küll aga viis. Kui enamik detaile olid üsna Bolt-on ja laias laastus originaalidega lihtsasti asendatavad või lisatavad ja tuli vaid veidi korrigeerida ühe plastist detaili mõõtu, siis päris sikupilli parklas seda tööd siiski ette võtta ei soovitaks. Aga las meister räägib juba ise. No kuidas sul tunne on, kas sellise tööga võiks ka kodune mehaanik hakkama saada või on see ikkagi keeruline? No ütleme, kodus kindlasti oleks vaja abivahendid selle jaoks, et teid vahele panna, et tõstuki peal on palju lihtsam seda kõike teha. Aga muidu on niisugune suhteliselt Bolt-on kitt, et eriti nii ta ongi, jah. Et mingid eritöid oli minimaalselt vaja teha sinna nuputada, eks ole. Suht vähe, jah, tegelikult. Aga põhimõtteliselt isegi kodusse külge panna, siis tuleks ikkagi teie juurde pinki tulla hiljem, eks? See oma vahet nüüd, kas siis meie juurde või kellegi teise juurde, et pinki on nii mina vaja minna. No aga mis siis on? Järgmisena paneme rattad alla, lähme pinki on. Ja täpselt nii. Niisiis, teaduse huvides. Enne oli see kõrgus 77,5. Nüüd, kui Pedersi kitt on paigaldatud, sama kõrgus 82,5 ehk siis täpselt 5 sentimeetrit on auto tõusnud ja järgmine koht, kuhu läheme, on siis sillastend ja siis juba metsaradadele. Niisiis ma saan aru, et siin on siis nüüd praegu selline pilt, nagu ta paigaldusest meil välja tuli, eks ole? Ja täpselt nii ta ongi. Ja mida me siin näeme, mis siin nagu siis kõige hullemad kohad on praegu? No praegu siis me näeme, et on vasak tagume ratas on, kokkujooks on liiga palju ja eest on meil kalded paigast ära ja kokkujooks on paigast ära. Ja põhimõtteliselt selle seadmega nüüd me saame ta paika ajada, eks ole? Täpselt. Ja kui me seda ei tee, siis on siis oht, et... No esiteks sööb rehvid ära ja auto hakkab kiskuma ja... Üldse võib lõhkuda veermiku, eks ole? Täpselt. No nii, aga paneme siis korda. See pilvedesse peidetud, lootus kiirustab takka, mured peast järsku heidetud, on asju küll mille tõttu, tunnen igatsust sees, seigelda maailma lõppu. No nii, uued näidud on siis nüüd siin näha. Kõik on rohelises. Kuidas tunne on? Kas võib rahule jääda selle sillaga nüüd? Ma arvan küll. Et põhimõtteliselt, kui midagi kõveraks läheb, siis me ilmselt olen ise süüdi, et kuskile puu juurde või äärekivisse sõitnud on. Täpselt nii ongi, jah. Praegu seisuga peaks ainult olema nüüd proovisõit. Et põhimõtteliselt kõik, kes siis soovivad selle kiti endale ise külge panna, siis kas tulge siia Toyota abisse või kuhugi mujale, et pange kindlasti sild ka pärast korda. Seda peab niikuinii tegema. Jah. No nii, minu Forester ehituse esimene etapp on nüüd valmis saanud. Auto on 5 sentimeetrit kõrgem kui varem. Aga Toyota abi firma võib-olla ei seostu väga paljudele just off-roadi teemadega.
et võib-olla räägid paarist niisugusest ägedamast projektist, mis te olete teinud, mis siis peaks minu jälgijatele ja üldse off-roadi meestele sellist kindlust sisendama, et võib tulla siia? no viimasel ajal väga mingisuguseid suuri projekte just olnud ei ole. Mõned aastad tagasi siin, kui onu Raiu käis seiklemas, siis sai tema autot natukene ehitatud, mõne teise mehe ka. Siin on Eleringi autodele saanud tõstesarju panna, et oleks metsas elektrit parem tagasi tuua inimestele. Elisa on saanud mõned vintsid kasti ja ma arvan, et mõni eraasik ka Land Cruiserile ja Iluxile tõstesarjad külge saanud. Rohkem nagu hetkel meelde ei tule. Mina arvan küll, et kui siin Elisa ja Elering käivad, siis iga selline lihtsam mees peaks ka julgema teie juurde tulla. Mina usun küll. Jaa, et vägev värk. Aga nüüd juba metsa. Esimeseks maastikusõidu katsetuseks valisin Männikul asuva ametliku raja ja saate siis ise vaadata, et kuidas see tõstetud Subaru seal hakkama sai. Mina ütleks, et üsna hästi. Pilvelaeva, mulmata oma pead. Tahan piiritud taevast, saada baleriiniks seal. Tüürida pilvelaeva, mulmata oma pead. Tahan piiritud taevast. No nii, esimene Foresteri arendus on nüüd tehtud. 2-tolline tõstekomplekt on paigaldatud, aga nagu aru saate, on see kõigest selle Foresteri Overlandingu seeria esimene osa. Tellige kindlasti kanal, sellepärast et palju põnevaid juppe tuleb veel siia autole külge. Minge ka offroader.ee poodi ja valige sealt endale mingeid põnevaid asju, mis teid huvitavad. Ja peale seda minge siis Toyota abisse neid kõike paigaldama. Ja teiega näeme juba peagi. Järgmine osa tuleb veel paigaldustöökojast, kuid siis on meil jälle plaanis minna back to the roots ja teha selliseid mõnusaid loodusseikluseid. Ning muidugi aasta 2025 suvereis on ka meil ees ja peagi selgub ka see, et kuhu me läheme. Nii et stay tuned ja subscribe to the channel, nagu öeldakse. Tšau!